Vormsi ülevaadet kuulama. Mina olen siis Ene Sarapuu ja asun praegu Vormsi saarel. Vormsi saar on siis Eesti kõige suurem saar, sest Hiiumaa ja Saaremaa ja Muhumaa on maad, aga Vormsi on saar. Ja ta on siis tegelikult Eesti suuruselt 4. saar, asub siis Rohukülast tulles 45 minuti tee praamisõidu kaugusel. Hiiumaale sõites möödutakse Vormsist ja Vormsi enda pindala on siis circa 93 ruutkilomeetrit. Ja nii, kohe vaatame pilti ka Vormsist siis. Nii et ma ei tea, kas teile paistab saare pilt. Väga ilusti paistab, kõik on korras. Nii, ja saarel on siis täna 14 küla ja moodustab siin siis sellise number 8 ehk lõpmatuse kujulise ringtee meil siin siis riigimaantee ja paljudesse küladesse viivad siis juba kohalikud teed. Nii et selles suhtes siis on Vormsi selline, ühtepidi 16 kilomeetrit ja teistpidi siis circa 9 kilomeetrit ja 2/3 siis saarest on kaetud metsamaaga. Ei saa öelda just, et see oleks mets. Ja nüüd, kui te vaatan, kus minu slaidid edasi lähevad siit. Nad ei taha teile tulla või? Ei, läheme ilusti, vajuta julgesti. Jah, aga mul ei tule, tuli järgmine ja. Nii, ja jõuate Rohukülast tulles siis Sviibi sadamasse. Ja näete, selline on meil siis sadam näeb välja ja näete siin ühel pildil siis väikse poisi või tüdruku taga, siis on ka näha meie rahvatantsijad juba oma Vormsi rahvariietes. Ja elanike arv saarel on täna natukene üle 450, aga kunagi on elanud siin siis rannarootslased ja enne sõda 30. aastate keskel oli siin siis kuskil elanike 2500, nii et päris palju ja nii et meid on täna suhteliselt vähe. Et see on siis rahvastikuregistri andmel. Talvel päriselt elab Vormsis alla 200 elaniku, nii et ei ole meid väga palju siin talvel kohata siis. Ja millega siin siis tegeletakse, et meil on oma vald, me oleme siis saarvald, Vormsi vald, meil on oma lasteaed, põhikool, raamatukogu, rahvamaja, mis on siis, ja nüüd on meil siis ka uus spordijoone, mis on siis vallale kuuluvad sellised allasutused ja toimetavad siin, et koolis sel õppeaastal on meil siis 20 õpilast, lasteaias 5, aga kuulsin just täna, et on kohe lasteaeda lisa tulemas. Nii et väga tore. Ja muidugi, mis meil siis on veel siin riigi poolt on, et Omniva pakub meil siin postiteenust, siis on meil Sviibi sadam, kuhu saab parvlaev tulla siis. Meil on siis bussiliin, mis sõidab Vormsil, teeb seda number 8 tiiru, et saab tulla ka bussiga sõita saare peal ja liini number on 37. Nii et tore number meil. Ja muidugi elekter tuleb meile täna siis kaabliga, olgugi, et kunagi oli see, et tuli ka siis koha peal oma jõujaamas see elekter. Nii et aga rannarootslased on jätnud meile siis oma kultuuripärandit ja siin on siis üks pilt Sviibi külast, Vormsi talumuuseumist, Pearsi talumuuseumist. See talumuuseum kuulub siis Vormsi kodukoha ühingule. Need on siis endised vormsilased, need rannarootslased, kes on siit siis sõjajalust põgenenud ja võtnud seal endid siis kokku ja teinud siis Vormsis ka sellise ühest talust sellise vabaõhumuuseumi, mida saab siis suvel külastada. Ja siin on siis nüüd näha erinevaid väljapanekuid, siin on muuseumist, siin on siis meie rahvariideid siin keskmisel pildil ja siin minu vaates nüüd ekraanilt paremale poole jääb üks pilt siis ühelt laulupeolt, kus on siis ka tütarlaps Vormsi rahvariietes. Siin siis üks on siis Vormsi nii-öelda tütarlapse riided ja teine on siis juba täiskasvanu neiuriided, olgugi, et ETV kooril on siis küll need see nööbirida kahjuks siin natukene tagurpidi, kui ta siis originaalis vormsilastel on olnud.
nii et aga tore ikkagi, et on siis olnud vormsilased esindatud oma riietega. Nii, ja vaadates siis, mida siis Vormsi kultuuriruumist veel võib näha, siis on kindlasti Maria Muurmann oli meil selline laulumemm, kes siis mängis sellist pilli nagu sitter, mis on siis meie mõistes tuurikannel, aga kõrvalpildil on siis näha juba Vormsi enda selline laulu- ja pillimängutrupp, kus on siis juba Hiiu kannel ehk taalharpa, mida kõik tunnevad siis ka puuluubi mängust ja esinemistest. Nii et siin on siis üks pilt sellisest kooslaulmisest kirikus, nii et mis on siis toimunud ühel olavipäeval. Nii et olavipäev on siis ka Vormsis selline oluline sündmus, mis toimub siis 29. juulil, aga ma jõuan veel kirikuni. Aga siin on siis ka üks pilt siis Vormsi rahvariietest, kus vormsilased on käinud siis Naissaare kabeli avamisel, kohtunud siis ka Rootsi kroonprintsessiga. Nii et see pilt on siis tehtud hoopiski mitte saarel, aga siis Naissaarel. Ja nagu näete, siin on käes uhked pardakotid siis kõigil tütarlastel, kui nii võib öelda. Aga siis meil on olnud siis ka selline pingpongel ehk vardakott siis ka selliste vormsilaste enda kootud vardakottide näitus, mis ei piirdunud näitusena mitte ainult Vormsis, vaid mida näidati siis ka Haapsalus. Nii et mis on siis olnud, et see Vormsi kultuuripärand, kus siis vormsilaste ainsaks selliseks värviliseks kaunistuseks oma mustade seelikute juures, siis oligi selline värviline vardakotilaik. Nii et me oleme siis oma vardakottidega ka kaugemal käinud. Aga et ainult mitte naistest rääkida, siis näete, et siin on ka meil mõned mehed, kes on siis ka rahvariided selga pannud. Ja eks me räägime oma kultuuriruumis rahvariietes ka lähtudes sellisest mehest nagu Österblom, kes saabus siis saarele 1873, et enne Österblomi rahvariided ja pärast Österblomi rahvariided. Et siin on nüüd siis näha enne Österblomi aegsed, et kus siis olid sellised pikad mustad kurutatud seelikud, põlled ees ja lühikesed käised. Ja Österblom oli siis see mees, kes ütles, et see on saatanast, et naiste ihu võib siit paista, kui nad oma käised ja varrukad üles tõstavad ja käed millegi vajaliku järele sirutamiseks välja sirutavad siis. Nii et tema leidis siis, et tuleb siis tuunida need rahvariided, mis on siis sündsamad, nagu olid siin siis need kinnised jakid nüüd. Anti välja ju ka saarte Sitsi jakiraamat, nii et sealt võib siis vaadata nii Vormsi jakke kui ka teiste saarte jakke. Nii et selles suhtes, et nüüd siis kantakse meil nii mõlemaid nii enne kui pärast rahvariideid, nii et mõlemad on siis tervitatavad ja teretulnud meie kultuuripildis. Ja muidugi, mis siis Vormsit iseloomustab, on tema maastikud. Siin on siis üks pilt paremal siis Norbi sadamast ja ka vasakul Norbi majaka pilt. Et alles oli siis Tuled kodusadamas saade, mida Marko Mattere tegi, kus esimene avapauk oligi siis sellel hooajal, siis olid Vormsi majakad, oli Sakspi ja Norbi majakas siis, mida siis näidati ja millest siis juttu tehti seal. Nii et ja lisaks muidugi siis sellele on meie sellised olnud siin saarel puisniidud ja ka siin parempoolsel pildil on juba mitmendat põlvkonda rannarootslastele kuuluv elumaja, kus siis elatakse ka täna, kus on järjel tulevad põlved ikka sees olnud ja kannavad siis seda sama arhitektuuriliselt Vormsi kivikatust ja seda Vormsile omapärast hoonestust siis edasi. Ja Norbi külast me jõuame siis Tiibi külasse, kus täna kahjuks seda vaatetorni enam ei ole, see kuulus RMK-le, et see on kahjuks täna siit ära juba lammutatud, aga orhideesid õitseb meil ikka kevadeti ja Vormsi on orhideede rikkuselt Eesti 3. koht, nii et kus on siis hästi palju erinevaid selliseid
kauneid õisi näha kevadeti. Ja muidugi selles Marko Matvere saates oli ka peamine jutt ja asukoht siis oli ikkagi Sakspi majakal, mis on siis täna ka näitab tuld ja mis on täna ka külalistele avatud. Nii et selles suhtes on võimalik minna ka seda siis sinna vaatama. Ja mida siis täna veel ilmestab Vormsi selline küla eluolu, et siin on pilt siis Rälbi palvemajast. See hoone on ehitatud 1905. aastal ja siin ei ole katkenud siis ka tegevus nõukogude ajal, nii et on see järjepidevalt olnud ja just sellel nädalavahetusel oli siin ka üks juubeliüritus seoses, see on baptisti palvemaja, seoses siis sellega, nii et olgugi, et see kogudus on küll kokku kuivanud ja väikseks jäänud, aga nad toimetavad siiski. Ja muidugi siis võib siit Rälbi külast kohata veel ühte ja ainsat täna olemasolevat siis tuulikut, mille siis on ka ehitanud 1999. aastal siis üks Rälbi küla endine rannarootslane, teinud detailid Rootsis valmis, toonud siia. Me oleme seda saanud siin juba mitu korda remontida, seda tuulikut, aga suveti on ta lahti ja nagu näete siin tuuliku juures on siis võimalik ka leida üht-teist huvitavat käsitööd, nii et see on siis suvel külalistele avatud. Ja muidugi, mis on Vormsile oluline sümbol või paik, on siis Vormsi Püha Olavi kirik, et ma juba seda korra mainisin, et Olavi päeva, et siin on siis mõned pildid siis Vormsi kirikust ja ka sellisest Olavi päeva eelsest öömissast, kus siis läheb selline uhke tulede rida kiriku juures surnuaeda ja kus siin on siis üks kamp siis, kui nii võib öelda, kiriku tegelasi, kes siis Olavi päevaga pühalikul jumalateenistusel siis toimetavad. Nii et selles suhtes siis Ullos seda Püha Olavi kirikut nõukogude ajal taastada ei lubatud, seda kogudust, aga 1988 siis alustati selle kiriku restaureerimisega ja 90. aastal, 29. juulil siis toimus siis esimene Olavipäev, kiriku taaspühitsemine ja Püha Olav on siis selle kiriku kaitsepühak ja tema nii-öelda hukkumise või otsasaamise kuupäeva järgi siis ongi 29. juuli kuulutatud siis Püha Olavi päevaks. Nii et see siis on see päev, kus siis tulevad kõik endised vormsilased ka siis saarele, nii palju kui neid täna seal siis veel tulemas on, seda vanemat põlvkonda, siis on see selline põimumise ja lõimumise aeg siin saare peal. Ja muidugi on kena vaadata, kui kirikuaknast sellised tuled kumavad siin. Aga kiriku kõrval on meil siis ka unikaalne surnuaed, kus on siis üks maailma suurimaid rõngasristide kogumeid. Meil on seal siis täna üle 330 erineva suurusega ja tekstidega rõngasristi, mida siis tasub alati vaatama tulla ja siis sellega siis tutvuda. Nii et kõige vanem rist on aastast 1743, nii et päris ammusest ajast juba. Nii et ja paljudel on siis, siin on näha, et Kersleti külast juttu ja natuke teksti peal, mõnel ei ole midagi peale kirjutatud, mõnel on rohkem, nii et on täitsa erinevaid selliseid võimalusi. Ja nii nagu ma siis ütlesin, et meil on koolimaja, aga meil on ka kauplus, et meie kaupluse hoone on iseenesest ehitatud juba aastal 1892, nii et väga vana hoone, teda on renoveeritud, restaureeritud ja täna ta toimib ka meil kauplusena ja meil just homsest peaks vahetuma kaupleja selles kaupluses siis. Aga meie koolimaja on siis selline kahekordne ja lasteaia jaoks on siis eraldi hoone hoopiski. Nii, aga see on siis natukene selline väike põige meie sellisesse pärandkultuuri ja arhitektuuri ja mida siis me teeme ja siin viimasel laidil on siis ka selline
viide, kus siis saab vaadata Vormsi valla kodulehekülje pealt seda ajalugu ja mis siin siis päriselt ja toimub siis. Nii et selline siis väike ülevaade Vormsist. Ja millega siis siin siis tegeletakse, et lisaks siis sellele, et meil on selline pärandkultuur, arhitektuur ja muusika, rahvariided, on meil siis ka natukene ikka ettevõtlust. Et täna on meil küll väga väheks jäänud need ettevõtjad, kes siis tegelevad siin loomakasvatusega. Ja aga siis on meil lisaks sellele on meil veel päris palju siiski hobusekasvatajaid, mitte palju, aga hobuseid on palju praegu, sest meil on ka isegi hiidlaste hobused siin. Nii et selles suhtes on seda loomade hulka ikkagi saarel natukene on, aga on ka natukene veel lambaid, mõned kitsed, nii et selles suhtes siis on veel sellist põllumajandust alles jäänud, aga muidugi on meil siis ka metsandus, tegeletakse metsandusega, on saekaatreid, kus siis saab selle metsa sellist siis esmast puidumaterjali, ka siis küttepuud, paadiehitus, turism ja siin on siis natukene pilte sellisest Vormsimaastikest ja eluolust lihtsalt, et mis on jäänud siis kunagi fotograafide silma ette. Et kui kunagi Tartumaalt tulid inimesed ja küsisid, et pärast, et kuulge, ma kadakaid ei näinudki, siis mina igal juhul proovin nüüd iga kord siis ka inimestele näidata, et Vormsis on ka kadakaid. Ja siin on üks õnnetu pilt, kus sellest kadastikust on siis tulekahju üle käinud, eks seda juhtub ka meil aeg-ajalt. Ja täna on selline muul juba muutunud palju uhkemaks ja sinna on juba päris mitu ehitusetappi tehtud, et oleks võimalik siis ka juba paatidega ja käia rahulikult merel ja püüda kala siis, mis on siis ka Vormsi üks selliseid traditsioonilisi. No ja nüüd ei ole juba hulga aastaid olnud võimalik rookogumist teha, aga näete, siin on siis ka, kui siin Antsu asemel oli Anu, siis tuleb tuttav ette, et need on nüüd siis Rumpo Mäetalu külaliste maja rookatuse vihud siin tee ääres ilusti. Nii et selles suhtes ja muidugi on need päikesetõusud ja loojangud, mis on Vormsis alati väga ilusad ja kaunid. Nii et selles suhtes on Vormsi unikaalne oma looduse ja looduspiltide poolest, nii et nagu näete, et ega siin on siis ka selliseid väikseid lembepilte, kus siis on olnud siis ja meie metsad muidugi on seene- ja marjarikkad, nagu ikka, ja sellistes ja maastik on hästi erinev selles suhtes, et siin on juba siis natukene olnud mõnda pilti mõnest rannast. Siin on siis Sakspii rand, kus on siis, ei ole rannaliiva, aga on siis kiviklibu, millest saab siis torne ehitada. Ja kui oli juttu nüüd kahest sellisest sakraalehitusest, siis siin on meie 3. Vormsi õigeusu kirik, mis on kahjuks täna siis ja ka kõik tornid kaotanud juba, nii et ei ole siis enam midagi vaadata. Nii et nii ja mõningaid vaateid siin külale ja meie on siis ka kultuurielu iseenesest on päris vilgas, sest et siin on ka siis Vormsi rahvatantsurühm, meil on segarühm, siin on naised praegu küll, et kes käib siis esinemas ka Läänemaa tantsulaulupidudel ja samamoodi Rannarootsi tantsupidudel. Nii et ja kodus siis õpitakse ka ja tantsitakse siin sageli erinevatel üritustel. Nii et siin on siis näha need rahvariided, kuidas nad siis vormsilastel välja näevad täna ka. Nii ja muidugi mõnda lihaveist võib meil kohata veel ja hobustest oli ka meil juba juttu, aga meil on mingi
hulka siis selliseid rändrahmusid ja üks nendest parunikivi on siin siis pildile jäänud. Nii et ja lisaks siis rahvatantsurühmale muidugi, kes just tegeleb meie kohaliku käsitööga ja kultuuri poole hoidmisega, on Vormsi käsitööselts. Et nemad siis viljelevad siis seda Vormsi omapärast ja ainulaadset käsitööd ja igal aastal käivad nad siis seda tutvustamas ka mardilaadal. Ja samamoodi on suvel siis käsitööseltsis näitusmüük, kus on siis avatud osad asjad näitamiseks ja osad asjad siis ka müügiks, et on võimalik siis omale sealt üht-teist hankida. Ja ei ole mitte ainult naiste käsitöö, et kindad ja sokid, vaid on rõõmuga võib öelda, et on ka meeste käsitööd, sepasepistatud nuge ja muid asju, nii et täiesti selline oodatud ja väga tore suvine koht, kuhu minna. Nii et no näete, siin on veel meil hobuseid pandud isegi vankri ette. Nii et täna näeb seda küll harva juba, aga vahel juhtub. Ja no muidugi üks asi on siis kalapüük, et Vormsis on täna siis kutselisi kalureid väga väheks jäänud, neid on ainult 3, aga meil on Vormsi kalapüüdjate ühing, mis ei tähenda, et sa pead kutseline kalur olema, vaid sul on võimalus siis Vormsi ajaloolise püügiõiguse järgi igal vormsilasel saada siin võrgulubasid ja käia siis kalal ise. Nii et selle ühinguga me siis korraldame siin ka teistega koostöös juba päris mitmeid aastaid sellist sündmust nagu Vormsi kalapäev. Ja sellel aastal on meil tulemas siis erinevaid kalatoite tegema ja õpetama sinna siis Anno Kase, kes on siis kalapüüdja ajakirja peatoimetaja. Ma korra katkestan. Meil on veel 8 minutit jäänud, et enne äkki sa räägid lühidalt, et millega sa ise konkreetsemalt tegeled, sest sina said ju meil tunnustatud. Sa oled Läänemaa sädeinimene, et räägi paari sõnaga, mis sa teed. Hästi, eks mul on siin pikk nimekiri, keda tutvustada veel. Et tegelikult ise ma toimetan põhiliselt siis Vormsi Rälbi külaseltsis, samamoodi sellest Vormsi kalapüüdjate ühingus. Olen siis praegu koostöös Vormsi pensionäride seltsinguga on meil siis ka tehtud üks selline aktiivse vananemise projekt, kus me siis teisipäeviti kohtudes, mis olid juba varem sellised kohtumise päevad, teeme viktoriine. Meil ei ole palju küsimusi, igal korral on meil 5 küsimust ja me oleme saanud natukene toetust projekti rahadega ja senikaua, kuni nüüd ilmad on külmad, siis tegeleme viktoriinidega ja siis meil on kavas ka saare peal üks ringsõit käia siis erinevaid aedu vaatamas. Nii et ka pensionärid saaksid kodunt välja. No ei taha öelda pensionärid, vaid eakad ikkagi. Ma küsin vahele, et Vormsi noored ju tegelevad pärimuse õppimisega, et oled sa sellega ka kuidagi seotud? Mina otseselt seotud ei ole, aga ma tean, et aeg-ajalt vahetevahel olen näinud nende loovtöid, kui nad on teinud seda pärimust uurides või siis on mõned käinud ka minu käest seda küsimas ja uurimas mõne objekti või kohta, mõningaid legende. Nii et selles suhtes jah, et mitte igapäevaselt, aga ma tean, et sellega meie noored tegelevad. Nii et aga ise siis mis me siis Rälbi külaseltsiga teeme, et teemegi koostööd siis selle kalapäeva osas. Meil on siis igal aastal, meil on omal seltsimaja, meil on külasaun, meil on siis see tuuleveski, mis jääb meil on siis oma maa külaseltsil, kus peal siis ongi see tuuleveski, külamaja ja saunamaja. Et lisaks oleme me nüüd saanud veel abihoone omale teha. Meil on 0,5 hektarit maad, mis kuulub siis seltsile. Nii et me ei sõltu selles suhtes kellestki oma tegemistes ja me teeme siis kuskil circa 4 korda aastas siin laatasid. Kõige suurem laat on tavaliselt juba see märgitud olavipäev, kus siis lisaks kirikus toimuvatele üritustele on ka saarel palju muid tegevusi ja üks nendest on siis Rälbi olavipäeva laat kindlasti. Jaanipäeva laat, kevadel katsume taimede vahendamist teha siin ja sügisel siis olenevalt siis, kuidas juba on. Ja spontaanselt, kui on siin juba midagi muud ka. Et näiteks eelmisel aastal me tegime, kui noortest rääkida koostööd, siis Vormsi Vibe'iga. Nii et Vormsi Vibe'i päevased tegevused olid siin meie seltsimaal, siin meie külamaja juures ja õhtune kontsert oli siis juba Sviibi külas seal nende esinejatega ja artistidega. Nii et
Aga maini veel midagi, mida te sellise ühise tegevusena teete, seltsitegevusena, et teil on neid tegevusi ikka märksa rohkem. Ja seltsi tegevusena täna ma näiteks rääkisin just Päästeametiga, et me võiksime teha ka sellise ohu- või kriisiplaanide koolitust külaseltsidele koos. Me oleme teinud siis Uspi külaseltsiga koos selliste kiirabi või Punase Risti ellujäämise koolitust. No, Uspi külaselts tegi just eelmisel nädalavahetusel siis selliste jääauku kukkumise koolitust, nii et sinna olid ka kõik oodatud, nii et teiste külade rahvas. Samamoodi siis teeme me koostööd siis ka kõigi teiste küladega. Siin oleme siis Norbi külaga ja Sakspi külaga koos toimetanud, nii et ega siin päris üksinda ei saagi, ikka tuleb koos teha ja pean ütlema, et mulle just täna öeldi ka, et meie oleme oma külas jõudnud siis sinnani, et meil oli pühapäeval oli siis valla poolt korraldatud külakoosolek vallavanema ja siis spetsialistiga, et meie ei ole väga eriarvamustel omal nii-öelda suvemaja omanike ja talvel Vormsis elavate rälvilaste vahel, et siis me oleme suutnud oma sellise tasakaalu ja koostöö leida siin. Küsin lõpetuseks, et mis sa arvad, kuivõrd elujõuline on Vormsi kultuur või kuidas sa näed, mis on need võtmekohad, mis selle kultuuri püsimisele kaasa aitavad? Täna ma näen, et ta on suht elujõuline ja traditsiooniline üldiselt püsib olla, sest et loodi just uus Vormsi pärandkultuuri selts, kes nüüd on võtnud omal projektidena ette, et uuesti teha siis selle taalarpa ehk hiiukandle vormistamise koolitust, kusjuures kokku kutsunud ka inimesi, kes soovivad siis seda hiiukannet õppida mängima. Nii et väike seltskond käib seda koos. Samamoodi on siis rahvariietega, et sellepärast, et Vormsi käsitööseltsil on nüüd oskused olemas seal inimestel nii kanga ja materjali ettevalmistamisel kui ka rahvariiete juba valmistamisel, mis on ja muidugi minu jaoks on ju see paadiehitus väga tähtis ja oluline, mis on üks selline Vormsi omapära ja eripära ja ma loodan väga, et see kalapüük ikka päris ära jääbu meil, vaid ikkagi see ka kestma jääb. Et selles suhtes, et rahvariided on kindlasti see, mida täna kantakse, muusika on see, mida täna tehakse ja alal hoitakse. Nii et ja eks need külade omapära ja arhitektuur ka kindlasti, mis peaks säilima veel ikka väga pikalt siin. Nii et selles suhtes ma näen küll, et seda kultuuripärandi hoidmine on praegu päris paljudele südameasjaks. Ja et noored on ka sellest huvitatud ja seotud sellega? Jah, et ei saa öelda ainult, et jah, et noored on ikkagi ka, et meil selle pillimänguga ja sellega on päris palju noori, kes on, kui pikalt, et lähevad ju siit kooli lõpetades ära edasi õppima, eks ole, aga ikkagi on selle pisiku saanud siin saare peal siis juba. Ja siit käinud mandri peal õppimas siia tagasi tulles ja on meil tänagi hiiukandle õpetaja, on meie enda vormsilane, nii et kes on seda siis teinud ja lapsi õpetanud ja õpetab nüüd ka huvilisi. Nii et selles suhtes arvan, et meie kultuuripärand ikkagi säilib ja inimesed, tekib juurde huvilisi, kes on sellest huvitatud ja kellele see on oluline. Nüüd ma küsin, meil on siin inimesi veel saadet jälgimas, et kas keegi tahab Ene käest midagi küsida või tahab keegi, kes Vormsi asju samuti tunneb, kommenteerida, midagi öelda ilusat, mis on olulist ütlemata jäänud äkki? Ei ole küsimusi, kommentaare? Vot, võib-olla ma paar sõna ütlen. Tutvusta ka. Anu Rumpukülast. Enne kui sa rääkisid palju siin sellest vaimsest pärandist, aga siis meil on selline kehvemas olukorras võib-olla, kas sulle tundub, et on just meie see maastikud
ja olulised objektid, noh, ütleme, et ka sumpkülade saatus ja meil oli väga oluline oli siiamaani, et meil eristusime Eesti külades sellega, et meil oli just, et maastik on sumpküla. Anu, palun, kas sa võiksid kaamera ka sisse panna? Vabandust. Aga ma olen lõpetanud. Iseenesest, et ma natukene mainisin seda külaarhitektuuri, et see võiks säilida meil, eks ole, millega ma pidasingi silmas meie erilisi sumpkülasid. Et mul tegelikult on üks väike video Vormsist, mis on tehtud üheks Eesti aasta küla valimise päevaks lihtsalt, et kus on näha seal ka need külatänavad ja sumpkülad, et ma katsun selle üles otsida ja mängima panna, sellepärast, et muidugi meie need osad maastikud on täiesti kadunud meil. Selles suhtes on see tõsi, et ei ole neid enam, aga meil on siis ikkagi on seda, mida vaadata veel. Et teemegi siis niimoodi, et enne ma tänan sind ja jätame selle video lõpuni nüüd mängima, eks ju, et meil on siin loetud minutid, et see video panemegi peale ja sellega meil tänase saade lõpeb, et väga tore oli seda kuulda ja ma olen tõesti kindel, et meil on neid järelvaatajaid palju, nii et see video läheb meie arhiivi ja inimesed saavad selle läbi Vormsist ja Vormsi kultuurist ja kogukondadest rohkem teada, et aitäh sulle ja jääme su videot ootama. Ja päike mulle oma kiiri ilmutab ja kuidas jõgi kohtud suure merega ja vabalt tahan ennast tundama. Näen sinu silmadest väikest unistuste maad ja hoian õhtudes värkad samaga sa. Lendada vabani, võtta